Tere hommikust ja mul on väga hea meel, kui sa oled jõudnud tagasi siia kanalile. Igatahes ma just ärkasin, täiega padjakas, aga igatahes ma siis eile panin Instasse selle kasti, siis ma küsisin, et mida te tahaksite kõige rohkem näha siin kanalil ja ülipalju tuli, et võiks päevavlooge teha, nii et proovime siis alustada sellega kuskilt. Igatahes ma tavaliselt ärkan mingi 5, 6, 7 aeg, aga praegu on kell 9 juba, ma vist ärkasin mingi, ma ei tea, 8:30 umbes. Ja ma võin seletada teile ka, miks see nii oli, siis ma olen ju aeglane hommikuti. Anyways, täna on siis reede ja kolmapäeval ma tundsin ennast ülimelikult, nagu mingi päeva peale hakkas, nagu üliveider tunne tekkis. Nagu seda on nii keeruline seletada. Igatahes siuke hästi veider tunne. Ja siis ma läksin õhtul veel tööle või trenni andma. Ja seal trenni andes ka ma tundsin lihtsalt, et mul on nagu nii siuke imelik ja mul hakkas pea täiega valutama. Ja no mul pea ikka üliharva valutab. Ja igatahes. Ja siis ma tulin koju ja mul oli ikka nii halb, et ma läksin suht kohe magama. Ja siis järgmine päev ärkasin ülesse. HRV oli... Tais oli ta mingi 93 lõpuks ja siis mul oli 73 ja ta ei olnud isegi enam selles rohelises tsoonis ehk siis on balanced. Ja siis ma pidin veel hommikul, ma läksin trenni andma ja ma pidin ise peale seda trenni tegema, aga siis ma vaatasingi, et nagu kehal, tavaliselt mul on HRV on balanced siis, kui ma hakkan haigeks jääma. Ja ikkagi mul oli hommikul ka veel see mingi veits imelik olla. Ja siis ma mõtlesingi, et ei targem on ikkagi oma trenn praegu ära jätta, et ma pean oma keha kuulama. Ja siis tulin koju ja siis tegin siukse hästi rahuliku päeva eile. Et tegingi ainult, ma tegelikult mõtlesin, ma ei tee üldse tööd, aga ma tegin vist ikka mingi 8 tundi vist ikka arvutis tegin. Aga õnneks sellega oli okei, kuigi. Ma mõtlesingi, et äkki ma olen veits mingi üle töötanud, sest et ma olen siin teinud nüüd mingi... ma põhimõtteliselt ärkan, ma hakkan tööd tegema, siis ma lähen trenni andma, teen oma trenni ära, tulen koju, teen jälle tööd edasi nii kaua, kuni ma pean minema järgmisi trenni andma, koju tagasi ja mõnikord siis ka õhtul veel teen tööd, ehk siis ma mõtlesin, et see on veits sellega seotud. Aga siis eile Karl saadab mulle lingi, et kolmapäeval oli jälle mingi kõige tugevam magnetorm ja see kõige hullem spaik oli seal õhtul kella 9 ajal, nagu täpselt siis, kui mul see kõige hullem hakkas. Ja siis oli nüüd juba teine kord, ma ei tea, kes mu Tai-vlogi vaatas, siis ma seal ka veits rääkisin sellest. Et siis ma arvasin, et see on sellest ka magnetormist, sest seal oli täpselt samamoodi. Ja nüüd siis, kui ta ütles seda, siis nüüd ma olen täiesti 100% kindel, et ma lihtsalt tunnengi neid magnetorme niimoodi. Et suht crazy nagu, mõlemad korrad on siis see olnud, et ma ei ole teadnud, et see magnetorm on, et muidu on võib-olla see, et ma hakkan ise välja mõtlema, et mingi placebo võib olla, aga mõlemad korrad on siis ma olen alles mingi järgmine või ülejärgmine päev teada saanud, et magnetorm oli. Ja eelmine kord ma mõtlesin, et mul oli sellest, et ma jäin mingi paar kokteili, et mul mingi räigelt pea valutas. Täna sain veits paremini magada, kuigi HRV on ikka täiesti kupsis. Teen nüüd ennast korda ja täna peaks üliilus ilm tulema. Ja siis ma lähen käin, teen väikse mingi jooksutiiru, ma tahaks nüüd jälle hakata jooksmas käima normaalselt. Et ma ei ole nii ammu käinud, sest ma siin mingi aeg vahetasin omal jooksu trepi vastu, et ma tegin treppi saalis. Aga nüüd, kui ilmad lähevad ilusamaks, ma ikkagi tahaksin joosta jälle natuke rohkem. Ma tegin siin praegu siis omale greensid ära. Ma olen hakanud neid hommikuti esimese asjana tühja kõhu peale jooma. Et annab siukse hästi mõnusa energia ja kuna ma siin Eestis ei tarbi nii palju puu- ja juurvilju kui peaks, siis see on lihtsalt siuke hea lihtne, kus sa saad siis kõik oma vajalikud asjad kätte. Et ja see on reaalselt esimesed greensid, mida ma suudan niimoodi juua, et ma panengi lihtsalt vett ja siis see pulber, et ma siin olen joonud neid ikka niimoodi, et ma olen näiteks seda mingi siiro kaloritega jäätee oli, ma ei mäleta, kelle oma see oli, aga igatahes seas ma jõin seda jääteega ja siis see greensid, et seda maitset nagu peita, sest see oli ikka nii rõve, aga see on täitsa nice. Ja enne jooksu siis riisigaletid, maapähklivõi ja banaan. Valmis siis, ma ei kujuta ette peale nii ammu jooksnud, ma arvan, et see saab päris raske ära.
tehtud. Nagu minna oli nii lihtne. Ja siis ma pärast sain aru, miks lihtne oli, sest tuul oli tagant. Tagasi oli veitsa raskem ikka, silma nii jooksevad, et aga ei olnud kõige hullem, 5 kilti tegin. Nüüd veits venitan siin ja siis ma peakski tegelikult juba pessu minema. Siis mul tuleb sõbranna täna külla ja siis ta tuleb siia, me lähme sööma kuskile ja täna on suur reede muidu ka, vaba päev teistel ja ennem ma tahaks tegelikult natukene tööd teha. Ma küll lubasin endale, et ma ei tee täna midagi, aga ma ikkagi tahan mingid asjad ära teha. Nii et veitsen tööd, pessu, siis lõunal lähme sööma. Kodus teen ka ennem mingi kerge snäki veel. Sest tegelikult kell on 12 juba, magasin nii kaua, mul on siuke tunne nagu, ma ei tea, terve päev oleks raisus. Ja siis jah, õhtul me lähme ühte kokteilikasse. Et pole, ma ei tea, ma arvan, et me ei ole vist mingit detsembrist saati näinud. Nii et siis ma arvan, et tuleb siuke tore õhtu. Tahtsin näidata teile veel ühte asja. Käisin pesus ära, just tegin juuksed, pesin ära. Nüüd ma panen seda R&Co Straightening Spray'd. Mood Swing on selle nimi ja see on tõesti ülihea. Ma olen vist mingi 2 aastat vähemalt seda kasutanud. Ma arvan, et võib-olla isegi rohkem. See on nii hea lõhnaga. Ja ongi siis, ma ei tea, ta peaks nagu sirged. Mul tegelikult ongi nagu nii sirged juuksed, nii et ma ei tea. Ma pigem kasutangi teda lihtsalt lõhna ja kuuma kaitse pärast. Aga jah, peaks siis sirgendama ka ilmselt. Aga mis ma tahtsin näidata? Marzana saatis mulle siin mingi aeg selle Tangle Teaseri paki ja nagu seal oli mega palju erinevaid neid pakis. Ja nagu reaalselt ma ei ole kunagi mitte ühestki kammist olnud nii vaimustuses kui sellest. Nagu näitan. Ma panin selle sprei pähe ja kui lihtne on sellega nagu kammida juuksed lahti. Pesin muidugi täna teise šampooniga ka, ma ei tea, kas ta nii hästi läheb, aga ikka läheb nagu reaalselt. Ma põhimõtteliselt saan mingi 1 tõmbega juuksed lahti. Nagu what the hell lihtsalt. Nii hea. Aga igatahes ja neid saab siis sealt Trade House'ist osta. Tõesti nagu, ma ei tea, ikka kammil ja kammil on vahe sees. Nii et jah, väike ilu ja juuste soovitus. Ja seda võibki siis kasutada kuivadel ja märgadel juustel ka, et ta ei lõhu juukseid, juukseotsi niimoodi. Nii et Tangle Teaser. Ja nii ilus näeb see välja ka. Nii, teen nüüd omale mingi kerge snäki ka, aga 12:30 kohe. Mingi klassika lihtsalt hommikuti, mis mulle meeldib süüa. 2 rössoja. No reaalselt see röster siin GoPro all praegu. Need lähevad rösterisse. Siis sinna saia peale läheb avokaado ja siis lõhe. Avokaadod on sealt No Bananasest tellitud. Not sponsored. Nii et jah, minu arust neil on kõige paremad avokaadod. Ja siis ma ostsin üle pika ja mandlipiima. Tavaliselt ma joon ikka seda täiesti tavalist almapiima. Aga ma ei tea, mul kuidagi tuli tunne, et tahaks seda vahelduseks. Plus siis nendesse piimadesse lisatakse suht palju ka mingit muud jama siis. Et siuke tavaline piim on ikka kõige parem. Aga vahepeal maitse pärast tahaks lihtsalt midagi muud ka. Aga siis ma teen kohvi kõrvale. Kohvi sisse panen neid MyProteiini maitseteikasid. Mulle meeldib kõige rohkem see white chocolate. See läheb siis ka ülivähe, ma panengi mingi peale midagi 1, 2, 3 tilka. Ja niimoodi ma lihtsalt vahetangi nagu mingi 5 korda päevas riideid, sest ma olen kogu aeg peale omale. Sai on valmis. Avokaado. Need on nii suured avokaadod, et ma siit jagub päris pikaks ajaks. Ma panengi umbes mingi 50-60 grammi tavaliselt. Tunnustan selle lihtsalt siia peale ära. Üks hea avastus, mis ma tegin veel, mida ma olen ka vahepeal söönud. Aga mul praegu ei ole kodujuustu. Samamoodi sai või noh, sepik, täisteraröst, siis avokaado ja peale kodujuust
ja tšillihelbed. Ülihea. Aga jah, mul ei ole praegu kodujoostu. See on sama näiteks, et kui te teete süüa, siis te peate alati kõik asjad kohe ära puhastama ja pesema. Nagu ma ei saa edasi elada. Ei saa näiteks sööma hakata. Kui mul on asjad sassis, peab olema, kõik on puhas, alati. Siis peale lõhe. See on siis praegu mu siuke kiire, ma ei tea, hommikusöök on vist vale võib öelda selle kohta kell 12:30. Aga igatahes jah, lõhe avokaadoviku ja kohv. Ja muidu ma teeksin siia siis veel mingi, ma ei tea, kas kogupiima, kodujuustu, mingi muna veel sööks või siis proteaseigi, et lihtsalt oma seda valgukogust ka veits kõrgemaks tõsta. Aga kuna me nüüd varsti, ma arvan, et ta juba millegi hakkabki liikuma ja me lähme sööma, siis ma lihtsalt nii palju ei taha praegu ja ma sõin enne jooksu need galetid ka, nii et sellest praegu piisab mulle. Nii, ma siis teengi nüüd natukene tööd. Ma arvan, et ma mingi maksimum tund aega teen, sest ma olen see nädal veits hullu pannud nende tööasjadega, nii et ma tunnen, et nagu ma pean mingi väikse pausi tegema vahepeal, muidu see asi läheb käest ära. Aga jah, mingid kiired asjad teen ära ja siis ma arvan, et peale seda ongi juba aeg hakata vaikselt sättima. Okei, kell on mingi 2:30 saanud juba, nii et ma hakkangi nüüd vaikselt sättima ennast, mul sõbranna peaks ka varsti juba jõudma, nii et siis kui ta tuleb, siis me saamegi juba suht kohe hakata sööma minema. Nii et ma arvan, et ma võtan teid äkki sööma ka kaasa täna. Nii et vaatame. Fit check. Tulime nüüd siia basiilikusse sööma. Tahtsin video teha ennem kui söögid tulid, aga ma reaalselt unustasin. Nii et me võtsime mõlemad salatid. Mul oli kitsejuustu salat, ülihea, kellele kitsejuust meeldib. Siis Aperol. Laura võttis Passion Martini, ka hea on ju. Ja siis majasalat ja siis bruschettad. Nii et sööme siin ära ja siis ma arvan, et me lähme veel koju tagasi, enne kui me lähme siis õhtul kokteilikasse. Mul telefoni korpus matchib hästi selle outfitiga. Bye! Nii, ma tõmban siis selle eilse päevavlogi kokku. Kui sa jõudsid selle videoga nii kaugele, siis võite mulle teada anda, kas te tahaksite veel sellist tüüpi videosid näha, selliseid minipäevavloge. Igatahes jah, veits selline kaootiline, aga ma ei tea, loodan, et oli tore vaadata. Igatahes, kui sulle see video meeldis, pane palun like ja subscribe ja näeme juba järgmises videos. Tšau!